Et kuna see protsess on olnud pikk, siis võib-olla alustuseks sellest, et mis siis see nädal toimus ja mis on üldse see etteheidete ring, mille üle kogu see asi see käis. Et Harju Maakohtus mõisteti esmaspäeval Kersti Kracht õigeks altkäemaksu küsimise ja võtmise süüdistustes ning ka rahapesu kokkuleppe sõlmimise süüdistuses. Et meenutuseks, et Kersti Krahtile heideti ette seda Toomas Tammega seoses, et ta on võtnud Toomas Tammelt altkäemaksu, mis on siis seisenud laenu saamises ja seda selle eest, et ta edendaks Toomas Tamme erinevaid ärihuvisid, eelkõige kalandussektoris ja eelkõige läbi selle, et asendada siis Peipsi ja Lämmijärvel kasutatav olümpiapüügisüsteem individuaalkvootidega. Ja Hillar Tederiga seoses heideti Kersti Krahtile ette altkäemaksu küsimist ja altkäemaksu kokkuleppe sõlmimist. See tähendab siis kokkuleppe sõlmimist, et Hillar Teder ostab ära Kersti Krahti maja ja laseb tal seal tasuta edasi sees elada. Ja seda kõike siis justkui selle eest, et Kersti Kracht suunaks Porto Franco poolt KredExile esitatud laenutaotlust Porto Francole sobivas suunas. Rahapesu etteheide Kersti Krahtile seisnes selles, et justkui oleks ta Hillar Tederi poolt lubatud altkäemaksu või altkäemaks oleks pidanud jõudma temani siis läbi variisiku. Ja Harju Maakohus mõistis Kersti Krahti esmaspäeval süüdi marginaalses osas sellest süüdistusest, mille moodustas siis toimingu piirangu rikkumine. Ja seal heideti Kersti Krahtile ette seda, et ta on kokku puutunud 2 erineva Rahandusministeeriumi poolt läbi viidud hankega, mille raames siis telliti analüüsid advokaadibüroost TGS, millega kohtu hinnangul Kersti Kraht oli siis seotud isikuks või kes oli Kersti Krahtiga seotud isikuks. Nüüd kõige olulisem osa ehk need põhjendused, miks siis kohus otsustas tegelikult esmaspäeval Kersti Krahti õigeks mõista. Kõigepealt väga oluline asi minu arvates ära klaarida on see, et kohus küll leidis, et osa asjas kogutud tõendid olid kogutud õigusvastaselt ja nad seetõttu olid lubamatud ja kohus jättis need kõrvale. Aga oluline on tähele panna, et need ei olnud asjas määrava sisuga tõendid, et sellistel formaalsetel põhjustel ei kukkunud ära midagi väga sisulist prokuratuuri jaoks. Näiteks pidas kohus lubamatuks Aqua Spaas ja Toomas Tamme autos teostatud läbiotsimisi ja seda eelkõige põhjustel, et neid teostati laiemalt, kui kohtu poolt selleks olid antud volitused. Ja samuti jättis kohus kõrvale osa tõendeid, mis olid seotud advokaadi ja kliendi vahelise suhtlusega, ehk mis on ka seaduse kohaselt konfidentsiaalsed. Aga veel kord rõhutades, et see õigeks mõistev kohtuotsus see ei tuginenud mitte mingitel juhtudel, mingitele formaalsustele, kohus ei pugenud mingite formaalsuste taha, vaid ta tegi talle esitatud tõendi kogumile väga sisulise analüüsi ja jõudes siis vastavale tulemusele. Et kohtule esitati selles asjas väga massiivselt jälitusteavet, selles asjas koostatud jälitusprotokoll oli rohkem kui 1700 lehekülge pikk, see kätkes endas isikute vahelisi kõnesid, SMS, kohtumiste salvestisi üle kogu Eesti ja erinevaid varjatud jälgimisi. Ja see jälitusprotokoll oli ka prokuratuuri jaoks kõige olulisem tõend, millega sooviti siis altkäemaksu kokkuleppeid tõendada. Asjas oli pea 60 tunnistajat, kellest enamus kohtus üle kuulati, pluss siis süüdistatavate endi poolt antud ütlused. 1000 e-kirjad, asjas oli 40 istungipäeva, mis siis laotus lõpuks 3 aasta peale laiali. Ehk et tegemist oli väga pika mahuka protsessiga, mille raames esitatud tõenditele täitsa sisulist hinnangut andes kohus siis sellisele järeldusele jõudis. Ja kokkuvõtvalt kohus mõistiski Kersti Krahti õigeks, kuna selle tõendite analüüsi tulemusel oli ilmne, et mingisuguseid altkäemaksu kokkuleppeid Kersti Kraht sõlminud ei ole ei Toomas Tammega ega ka Hillar Tederiga. Nüüd mõlema episoodi kohta ka veel sisulisemalt, et Toomas Tamme osas tuleb tõdeda, et Kersti Kraht oli saanud Toomas Tammelt laenu, see asjaolu ei olnud meil kohtumenetluses vaidluse all. Küll aga analüüsis kohus põhjalikult Kersti Krahti ja Toomas Tamme omavahelist suhtlust ning leidis, et see ei olnud mitte kuidagi omane nii-öelda altkäemaksu suhtele. Kohus tuvastas, et Kraht ja Tamm olid omavahel sõbrasuhetes ja lähedastes suhetes ja selles kontekstis ei olnud kohtu jaoks mitte midagi tavatut selles, et üksteist usaldati ja selles usalduslikus suhtes ka toetati ja seal hulgas ka laenati raha, kui oli seda vaja.
Kohus viitas muuhulgas ka näiteks sellele, et Toomas Tamm on laenanud Kersti Krachtile raha juba enne, kui Kersti Krachtist üldse ametiisik sai, ehk et nende laenusuhtel või sellel laenusuhtel ei olnud ega saanudki olla mitte mingisugust pistmist ega kokkupuudet Kersti Krachti ametialase tegevusega. Kohus tõdes veel enda esmaspäevases otsuses, et vaatamata arvukatele sõnumitele, rohkelt pealt kuulatud kõnedele ning tunnistajate ütlustele ei ole võimalik leida seoseid Krachti tegevuse ja väidetava ebaõiglus kokkuleppe vahel. Arvestades salaja pealt kuulatud vestluste mahtu, oli kohtu jaoks vägagi vähe usutav see, et juhul kui süüdistatavate vahel oleks tõesti olnud mingisugune altkäemaksu kokkulepe, ei oleks nad sellest kogu selle pika perioodi jooksul omavahel rääkinud. Selliseid viiteid kohus sellest massilisest jälitustegevusest ei leidnud. Ja kohtu hinnangul oli selle episoodiga seoses väga küsitav ka see, et miks Kersti Kracht siis just kui väga avalikult pooldas individuaalkvoote ja näitas seda välja, kui süüdistuse kohaselt pidi ta tegutsema tegelikult konspireeritult, varjates siis enda altkäemaksu kokkuleppeid ja enda tegelikke huvisid. Kohus järeldas talle esitatud tõenditest pigem seda, et Kersti Kracht oli väga ambitsioonikas, ta oli julge ning ei kartnud seista erakonna eesmärkide eest ja oma seisukohtasid väga selgelt avaldada. Ja siit joonistub ka välja selline väga huvitav kontrast, et see, mida kohus pidas tegelikult Kersti Krachti poolt täiesti tavaliseks töö tegemiseks ja teistelt inimestelt nii-öelda oma osa ärategemise nõudmiseks, seda pidas prokuratuur justkui teiste inimeste survestamiseks. See oli huvitav kontrast ja võib-olla tõesti selline selgelt võtame nüüd jalad kõhu alt välja lähenemine, mille Kersti Kracht ka ministeeriumisse tõi, oligi ametnike jaoks võib-olla uus ja hirmutav. Ja sellest järeldati justkui ka mingisugust survestamist. Aga nii see ei olnud ja kohus nägi sellist julget pealehakkamist minu arusaamise kohaselt pigem positiivses valguses. Selle kalanduspoliitika osas tõdes kohus, et kalapüügisüsteemi ei muudetud ja sellega ei tegeletud, selle muutmisega ei tegeletud Toomas Tamme ärihuvides. Kalapüügisüsteemi muutmine on olnud nii EKRE kui ka mitmete teiste erakondade poliitilises plaanis juba mitmeid aastaid ja enne kõike seda erinevate kalurite vastavate sooviavalduste tõttu. Ja muuhulgas on see olnud nii EKRE kui ka mõnede teiste erakondade poliitilises plaanis juba oluliselt enne seda, kui Kersti Kracht ja Toomas Tamm üleüldse tuttavaks said. Ja kalapüügisüsteemi muutmine kirjutati sisse ka koalitsioonilepingusse omal ajal ja kirjutati sisse ka Vabariigi Valitsuse 100 päeva plaani ja need on dokumendid, mille koostamise juures Kersti Kracht mitte mingilgi viisil ei viibinud ja tema nende dokumentide sünnilugu kuidagi pidi ei kujundanud. Ja kõige selle valguses tõdeski kohus, et asjas esitatud tõendid ei tekitanud kohtus veendumust, et EKRE-sse kuulunud ministrid kujundasid siis selle erakonna kalanduspoliitika just nimelt Toomas Tamme ärihuvisid silmas pidades või mingisuguste altkäemaksu kokkuleppe tulemusena. Ja kokkuvõtvalt tõdes kohus ka seda, et ei leidnud tõendamist nagu Kersti Kracht oleks kas erinevaid ministreid, ametnikke üldse faktiliselt suunanud või mõjutanud. Enamus prokuratuuri tõenditest näitas kohtu jaoks seda, et Kersti Kracht palus ametnikel lihtsalt enda tööd teha ja tõsi, ta väljendus aeg-ajalt väga reljeefselt, aga kogu materjali, mis kohtule oli esitatud, kohtu hinnangul peegeldas see lihtsalt Kersti Krachti iseloomu, aga mitte kellegi õigusvastast survestamist. Nüüd Hillar Tederiga seoses tõdes kohus, eelkõige ka selle kokkuleppega seoses siis, et Hillar Teder pidi justkui ära ostma Kersti Krachti maja ja laskma tal seal tasuta sees elada. Kohus tõdes, et prokuratuuri poolt jälitusprotokollides kajastatud vestlustele antud hinnangud olid kallutatud. Kohtu hinnangul on prokuratuur süüdistatavate suhtlust hinnanud meelevaldselt ja kallutatult ja kasutanud selliseid väljendusi ja oletusi, mis ei kinnita tuvastatud fakte. Ja vestlustele oli kohtu hinnangul prokuratuuri poolt omistatud tähendus, mida kohus ei jaga ja ei nõustu kuidagi pidi. Kõned, millest prokuratuur tegi väga kaugeleulatuvaid järeldusi, olid poolelt jäänud arusaamatuteks ja osad salvestised olid nii kehva kvaliteediga, et sealt järeldada seda, mida prokuratuur soovis järeldada, ei olnud kuidagi pidi võimalik, sest nendest salvestistest ei olnudki võimalik sisuliselt kohtu jaoks midagi arusaadavat kuulda.
Otsusest nähtub ka see, et Krahti ei olnud kuidagi pidi alust süüdistada KredExi või tollase juhi Lehar Küti survestamises seoses Porto Franco laenutaotlusega. Kohus tõdes, et ausa arvamuse ja kriitika otsene väljendamine ei ole kellegi survestamine. Kohus tõdes ka seda, et tähelepanu juhtimine väga olulistele asjadele, nagu näiteks ka õige intressimäär, ei ole survestamine, vaid see ongi Kersti Krahti tööülesanne ja see oli väga kohane tegevus. Ka selle episoodi puhul tõdes kohus, et Krahti kõnedest ja käitumisest joonistub välja tema väga jõuline iseloom. Tegemist oli väga energilise inimesega, kes tõepoolest vahest väljendeid ei vali, aga on selge, et oli hingega asja juures, kui oli vaja midagi korda saata. Ja see jällegi ei tähendanud kohtu jaoks kellegi õigusvastast survestamist, vaid lihtsalt töö tegemist eesmärgiga midagi ka päriselt ära teha ja midagi ka päriselt korda saata. Ja õigupoolest tuleb tõdeda, et toonane koalitsiooni nõukogu leppis Porto Franco toetamises kokku juba enne seda, kui Kersti Kraht Porto Franco taotlustest üldse midagi kuulis. Ka see leidis kohtus kinnitamist. Ja kokkuvõtvalt oli ka kohus seisukohal, ja täiesti veendunud, et ka ilma Kersti Krahti rollita oleks tollane Vabariigi valitsus ja KredEx teinud otsuse Porto Francole laenu anda. Nüüd rahapesu kokkuleppega seoses. See etteheide sellest süüdistusest oli nii ilmselgelt põhjendamatu, et selle lükkas kohus ümber ainult ühel leheküljel. Kui see kohtuotsus muidu oli väga pikk, ta oli 250 lehekülge, siis selle etteheite ümberlükkamiseks vajas kohus ainult ühte lehekülge. Põhiprobleem selles asjas või selles süüdistuses oli selles, et kohtul ei olnud võimalik kuidagi pidi eristada altkäemaksu kokkulepet rahapesu etteheitest. Seda sama tegevust, mida süüdistuses peeti altkäemaksu kokkuleppeks, kirjeldatakse süüdistuses ka kui rahapesu. See ei saa aga niimoodi olla, sellepärast et rahapesu on alati kaheastmeline tegevus, see eeldab teatavat teel kuritegu ja siis sellele järgnevat pesu. Ja just nimelt seda pesu osa ei olnud süüdistuses tegelikult mingilgi viisil kirjeldatud. Minule on juristi pilguga vaadates tõesti täiesti arusaamatu, miks selline etteheide selle asja külge on poogitud. Juba 2021. aastal Kersti Krahti vahi alt vabastades tõdes ringkonna kohus, et see rahapesu kokkuleppe kontseptsioon ei ole õiguslikult pädev, aga mingil põhjusel raiub prokuratuur sellega tänase päevani edasi. Miks see nii on? Minu jaoks ei ole võimalik seda kuidagi pidi adekvaatselt selgitada, sest õiguslikult on see ilmselgelt ebapädev ja seda on prokuratuurile juba kohtueelse menetluse ajal kohtute poolt ka osundatud. Nüüd Kersti Kraht mõisteti ka süüdi toimingupiirangu rikkumises. Kohus järeldas, et advokaadibüroo TGS osutas Kersti Krahtile kuuluvatele erinevatele äriühingutele erinevaid teenuseid ja nende vahel olid varalised suhted ning Kraht Rahandusministeeriumis hangete korraldamist küll ei otsustanud ega TGS-i poolt kuidagi pidi ei hääletanud nendes hangetes. Küll aga oli ta toimuvaga kursis ja seisis selle kõrval. Kohtu hinnangul pidanuks aga Kersti Kraht taandama ennast põhimõtteliselt ükskõik mis tegevusest, isegi kirjavahetusest, mis oli seotud TGS-iga. Selle episoodiga seoses ma saan täna kinnitada, et vastavas osas me kaebame kohtuotsuse edasi. Me ei nõustu sellega, et väga formaalse iseloomuga kokkupuuted mingi hankeprotsessiga võivad tähendada otsuste sisulist suunamist ja tuua kaasa toimingupiirangu rikkumise. Kersti Krahtil ei olnud nende otsuste kujunemisel mingit määravat või üldse mingisugust rolli. Tema ülesandeks ministeeriumis oli vaadata, et protsessid üldiselt liiguksid ja seda ta ka tegi. Tasub silmas pidada selle paragrahvi puhul ka seda, et korruptsioonivastane seadus on mitmeti problemaatiline, see seadus on väga ebamäärane ja see suhete ring, mille kaudu ametiisik on kellegagi seotud isikuks, on ikkagi meil võrdlemisi halvasti määratletud. Aga selge on ka minu arvates see kokkuvõtteks, et ilmselgelt ei olnud see toimingupiirangu rikkumise etteheide see, mis on kaasa toonud selle kriminaalasja vastu sellise tohutu avaliku huvi, ega olnud ka ilmselt põhjuseks, miks pärast selle kriminaalasja avalikuks tulekut ka valitsus lagunes. See on tõepoolest olnud väga marginaalne osa kogu sellest protsessist. See on ülevaade sellest, mis toimus ja miks kohus esmaspäeval tegi sellised otsustused, nagu ta tegi.